Teeme nii, et sina oled reisigiid ja proovid mulle nüüd juhiseid anda, kuidas maasturiga Portugalis seigelda. Hei, maasturiga Portugalis ringi sõitmine kõlab vahvalt. Siin on mõned näpunäited. Esiteks pea meeles, et Portugalis on teed kitsamad ja käänulisemad, eriti mägistel aladel. GPS on väga kasulik, aga tasub ka paberkaarti varuks hoida. Teiseks, parkimine võib mõnes linnas keeruline olla, seega otsi parkimismajad või parklad. Kolmandaks, kütuse hinnad võivad erineda, nii et tanki pigem suuremates linnades. Kas on konkreetne piirkond, kuhu plaanid minna? Mängime nüüd sellist mängu, et sina oled vahva maasturiga seikleja, mina olen reisikonsultant ja sina proovid minu käest küsida, kuhu Portugalis minna ja mida teha. Hakkame pihta. Kui ma lendan Lissaboni, siis mida sa soovitaksid seal kindlasti teha või kuhu minna? Lissabonis on nii palju teha. Kindlasti külasta Alfama linnaosa. See on vanim piirkond, kus saad jalutada kitsastel Munakivi tänavatel ja nautida fado muusikat. Kindlasti mine ka Peelemi torni ja maitse kuulsaid Peelemi saiakesi. Lisaks võid võtta trammiga number 28, mis teeb ringi läbi linna tähtsamate vaatamisväärsuste. Kas midagi neist kõlab huvitavalt? Need kõik kõlavad ägedalt. Fado muusika ja Munakivi tänavad kõlavad eriti ahvatlevalt. Kas sa oskad soovitada ka mõnda head kohta, kus fado muusikat kuulata? Absoluutselt. Alfamas on mitmeid mõnusaid fadomajasid. Näiteks Clube de Fado ja Barreirinha de Alfama on väga armastatud. Seal saad nautida autentset fado elamust koos maitsva toiduga. Mõlemad kohad pakuvad sooja atmosfääri ja suurepärast muusikat. Kas soovid broneerida? Võiks küll. Kas peaksin ette broneerima või on võimalik ka niisama kohale minna ja vaadata, kas vabu kohti on? Nädalavahetustel tasuks kindlasti ette broneerida, sest fadomajad on populaarsed ja tihti rahvast täis. Nädala sees on veidi rahulikum, siis võib õnnestuda ka ilma broneeringuta. Kui sul on kindel õhtu plaanis, siis soovitan pigem ette helistada ja laud broneerida. See on väga hea teada. Praegu on kõik selge, aga kui midagi tekib, siis tean, et võin julgesti abi küsida. Aitäh sulle! Alati hea meelega. Naudi reisi ja anna teada, kui saan veel kuidagi abiks olla. Kindlasti teen seda. Aitäh veel kord! Suurepärane. Head reisi ja räägime jälle. Aitäh, räägime! Räägime. Head aega. Head aega! Head aega. Nägemist! Sinuga samuti. Sulle no? Jaa, olgu. Muidugi, räägime siis. Kuulmiseni. Head aega. See rollimäng tuli tegelikult päris hästi välja. Üks ChatGPT mängis siis tegelas, kes tahab minna Portugali reisile ja küsib, kuhu minna, ja teine mängis siis reisinõustajat. Kuni sinna maani, kui oli nagu asjad klaarid ja oli vaja nägemist öelda, siis läksid tsüklisse, hakkasid korda mööda üksteist ja aega nägemist ütlevad. Ja tegelikult päris lahe. See on siuke päris lõbus ajaviide, et paned mingi teemale omavahel suhtlema ja siis kuulad ja naerad kõrvalt, et vahest ikka, ja praegu tuli väga hästi välja, kuidas meelelahutust põhimõtteliselt siis mitte milleski endale teha.